Suur ja põhjalik kukkumine, selliselt võib kirjeldada selle aasta esimest kvartalit autokaubanduses. Seda eelmise aasta lõpul suurte müüginumbrite pealt prognoositi ja nii see on läinud. Meil on täna selgelt näha, et see otsus istub tõenäoliselt võib-olla sellise peavoolu uudise nagu taustal kinni. Inimesed täna kindlasti jälgivad oma elektritarbimise kulusid, täna tõenäoliselt ei ole ka igasse majapidamisse võib-olla ka Euribori langus jõudnud. Ja isegi kui ta on jõudnud, siis tõenäoliselt see raha lihtsalt paigutatakse mujale. Mis puudutab registreerimisi, siis märtsi numbrid vaadates me oleme sõiduautodes kuskil 900 auto peal, võrdlusega eelmise aasta märtsiga oli see number 1700 autot. Et siin on juba näha, et kerge kosumine võrreldes veebruari ja jaanuariga on toimunud, aga me ei ole kaugeltki lähedal nendele numbritele, mis olid eelmisel aastal. Automüüjate ainus lootus on täna elada hoolduse pealt, see peaks leiva lauale tooma. Kogu Euroopa kontekstis on Eesti ainukene turg, mis niimoodi reageeris. Näiteks naabrid Lätis ja Leedus teevad aga kõige aegade parimat müüki. Seal oli müügitõus vastavalt 15% ja 26%. Ega tänasel hetkel autohinnad tervikuna on päris kallid ja kui hind on juba kõrge, siis iga väiksemegi muudatus 1-2% hinda juba väga palju lõpptulemusena seda mõjutab. Et tõesti see kehtima hakanud registreerimistasu on päris palju neid otsuseid praegu nagu kõrvale lükanud. Kui eelmise aasta lõpus oli siin autosalongides ikkagi tegevust ja käimist väga palju, siis praegu on salongid praktiliselt tühjad. Ei ole ostjaid, autosid aga on. Esimesi märke siis hakatakse lugema alates esimese poolaasta lõpust, et siis tehakse ka analüüs sellele, mis on olnud see mõju, mis on mõju olnud käibemaksu laekumisele. Täna tegelikult autode hindu on mõjutanud eelkõige inflatsioon, mitte siis registreerimistasu. Täna suuremad automüüjad, kes Amteli tabelites ja nimekirjades on tegelikult, sealne mõju on kuskil 3-5% auto hinnast, mitte rohkem. Ja ettevõte, kes täna ikkagi prognoosib oma äritegevust ja tahab homme ka oma kliente teenindada, tegelikult ta võtab selle kulu sisse. Sellega just kinnitavad müüjad, et nii palju sooduspakkumisi, kui on täna, pole Eesti autokaubanduses nähtud. Praegu märtsi müügi tulemused on sellised orienteeruvad ja vaadates selle 3 kuu numbrit, siis tõesti, et ega seal tunneli otsas praegu küll valgust ei paista. Ja ma ütlen veel kord, et siin ongi 2 poolt, et mitte ainult automüüjate pool, vaid ka riigi pool, et kui ikkagi jääb laekumata suurusjärgus 50 miljonit eurot käibemaksu, see avaldab ka riigile juba päris mõju. Selle perioodi jätkudes võib prognoosida, et väiksemate piirkondade autoesindused peavad tegema raskeid otsuseid, kas jätkata ja kuidas jätkata.